Minu nimi on Riko Veskiväli ja aeg on vaadata aprillikuu astroogilist prognoosi. Aprillikuus siis tulevad sellised Marsi ja Neptuuni ning Marsi ja Saturni konjuktsioonid. Korraks teile siit taevast näidata ka, et hetkel on kell 11.35, 31 märts ja kui siit võtame atmosfääri ära, siit on siis näha, Mars on siin taevas ja planeedid liiguvad siis vastu päeva taevas. Ja nad siis, Mars siis siin lähenemas nii sellele Neptuunile kui Saturnile. Ja see ongi siis aprillikuu selline põhiline teema ja selles videos siis keskendumegi aprillikuu astroloogilisele prognoosile, et mis siis juhtub aprillis. Ja enne kui lähme aprilli juurde, siis teeme kiire ülevaate märtsist. Mäletame, et siis hetkel on taevas hästi tugevalt aktiivne Saturni ja Neptuuni konjunktsioon ja siis märtsi alguses oli meil selle Marsi ja Uraani kvadraat ja sellest oli eelmises videos natuke juttu ka ja vaatame siis just sellise Iraani sõja valguses ja Iraani sündmuste valguses, et kuidas eelmise kuu sellised põhiplanetaarsed seisud välja paistsid. Ja korraks siis võib-olla näete teile taevas ka, et siin on siis Saturni-Neptuuni ühendus oli siin veebruari lõpupoole, ehk siis Saturn läksid sellest Neptuunist taevast mööda ja selline planetaarne seis siis toimub iga 36 aasta tagant. Viimati oli siis aastal 1989, kui Saturn ja Neptuun taevas kokku said ja nüüd 2026 siis said nad uuesti täpselt kokku. Ja sellele Saturn-Neptuuni teemal olen ma palju videosid siin pühendanud enda kanalil, aga vaatame siis selle Iraani sõja valguses, et Iraan on üldse, Iraani ajalugu on väga tugevalt seotud siis selle Saturn-Neptuuni konjunktsiooniga, ehk siis Saturn on selline struktuurid, Neptuun on selline lahustamine, lagunemine, mingi ideaal kukub kokku ja siis see toimub iga 36 aastaga, nagu ma mainisin. Ja siis 1953. aastal, et kui Saturn-Neptuun olid viimati taevas koos, see oli siis 36 aastat enne seda 1989. aasta konjunktsiooni, et ma võin siin teile kiirelt näidata näiteks ka, et 31.03 ja 1953, nii paneme siis 01.01 ja 1953, 12.00. No siis on näha, et Saturn ja Neptuun olid samamoodi taevas koos, nagu nad siis praegult on. Ja 1953, et mis siis toimus Iraanis, selle siis juba üle-eelmise Saturn-Neptuuni konjunktsiooni ajal CIA ja MI6 või MI6 korraldavad operatsiooni ajaks, kukutades Iraani demokraatlikult valitud peaministri Mohammad Mosadeghi. Riigipööre seab taas ametisse Shah Mohammad Reza Pahlavi absoluutse monarhina, kujundades Iraani poliitilise struktuuri järgmiseks 26 aastaks. Ehk siis Iraani ajaloos on näha väga hästi, et kui see Saturn ja Neptuun kokku saavad, siis toimuvad sellised suured sündmused ja siis see üle-eelmine Saturn-Neptuuni konjunktsioon siis sel ajal jälle siis seal Ameerika ja Inglismaa luureagentuurid viisid läbi siis, ütleme siis riigipöörde ja täna siis ka midagi sellist nad üritavad seal teha jälle siis selle Saturn-Neptuuni konjunktsiooni ajal. Ja siis lähme siia aastasse 1989, et siis me näeme seda 36 aastast sellist sammu ja mismoodi siis Iraanis välja paistab. No see struktuuride lagunemise jätk, et siis 1989 Saturni ja Neptuuni konjunktsioon. No ma võin siit siis minna näiteks 36 aastat edasi ka, et siis natuke näete ka, võtame siit natuke puhtamaks seda. Keskendume siis selle Saturn-Neptuunile, et kui me nüüd siin lähme 36 aastat edasi, no siis me näeme, kuidas siin siis aastaks 1989, kui jälle siis see uus Saturn ja Neptuuni konjunktsioon taevas on, et see ongi selline suur tsükkel ja siis iga selle tsükli tagant 36 aasta tagant siis tulevad jälle eelmises tsüklis toimunud teemad ülesse. Niiviisi see arhetüüpne astroloogia või astroloogia iseenesest toimubki, et selline tsüklilisus vaadeldes siis neid välisplaneete, just neid aeglaselt liikuvaid planeete, siis on võimalik näha selliseid teemade jätkumisi. No ja siis 3. juulil sureb Iraani kõrgem juht ja 1979 aasta islami revolutsiooni arhitekt Ayatollah Ruhollah Khomeini
tema surm tähistab ajastu lõppu ja revolutsioonilise põlvkonna võimuhaarde murenemist. Ehk siis sureb Ruhollah Khomeini 1989. Ehk jälle selline suur Saturni selline struktuuri muutuseks. Iga Saturn-Neptuuni konjunktsioon on langenud kokku Iraani võimustruktuuri fundamentaalse transformatsiooniga, ühe režiimi hääbumise ja uue korra sünniga. Ja siis muidugi nüüd see praegune Saturn-Neptuun konjunktsioon taevasse samamoodi siis Iraanis toimumas, siis nüüd läheme siia tänapäeva, ma ütlesin siia tänase nupu peale, et siin astrotark.ee lehel siis saab vaadata nii-öelda seda maailma horoskoopi, ehk siis seda praegust planeetide seise ja siin on kirjas ka, et hetke olulisim transiit ongi siin kõne all olev Saturn-Neptuuni ühendus ja eriti oluline siis ongi just jälgida maailma horoskoobi puhul siis neid välisplaneetide, ehk need välisplaneedid on siis need kaugemad planeedid, need, mis asuvad meist kõige kaugemal. Jupiter siis muidugi kõige lähemal meile, tema teeb siis 12 aastaga tiiru, Saturn siis teeb 30 aastaga tiiru, no siin Uraan teeb seal 84 aastaga tiiru, Neptuun teeb siin 100, kas see on siis 160 aastaga või 140 aastaga, midagi sellist tiiru, ja siis Pluto teeb seal 248 aastaga tiiru. Ehk siis need aeglasesti liikuvad planeedid kirjeldavadki selliseid pikki protsesse inimajaloos. Ehk siis need on sellised nagu ajastu planeedid. No sellest ma olen siin kanalil varem rääkinud ka ja siis huvitaval kombel siis Iraani puhul paljugi siis selline Iraani kujunemislugu on väga palju sünkroonis siis just sellise Saturn-Neptuuni ühendustega ja nüüd nad on seal taevas jälle koos, siis näeme jälle selliseid suuri sündmusi Iraani ajaloos. Nii ja siis 2026 siis Saturn ja Neptuuni konjunktsioon, Iraani kõrgem juht aastast 1989, mäletate, see on see eelmine tsükkel, Ayatollah Ali Khamenei tapetakse 28. veebruaril USA ja Iisraeli ühisoperatsioonis Juuda kilp Shield of Judah. Sündinud 19. aprillil 1939 Massadis tema surm sama Saturni-Neptuuni seisu ajal, mis viis tema eelkäija, lõpetab mustri. Siis sama sellise konjunktsiooni ajal, mäletad, et siin eelmises siis selles slaidis siis tema see eelkäija suri ja nüüd selle sama konjunktsiooni ajal siis suri Khamenei ja siis toimub ka siis Iraani Islamivabariigis siis selline suur muutuseks. 3 järjestikust konjunktsiooni, 3 Iraani võimustruktuuri muutust. Natukene siis sellele Iraani sõjale ja Iraani ühiskond, see Iraani riik, struktuur, Neptuun, siis selline lahustumine, kokkukukkumine, illusioon kuub kokku, tuleb midagi uut, tuleb mingi uus ideaal. Et sellised sünkroonsused, et kuidas ülal nõnda all ja siis sellise Iraani sõja näitel see Saturn-Neptuun väga hästi kumab läbi. Aga siis teine huvitav näide ongi siis see Marss ja Uraan, mis siis oli selline oma, siis Marsi ja Uraani energiast võib-olla natuke rääkida või sellest dünaamikast, et siis Marss on selline äkiline, selline tugev jõud, energia, selline ka sõjalik võib öelda tänapäeval ja siis Uraan on selline ootamatu, selline plahvatuslik, midagi pääseb alla, selline vabadus, selline sõjaline jõud kuidagi vabaneb, eks, ja siis sellise Marsi ja Uraani täpse kvadraadi ajal siis hakkaski see Iraani praegune siis 2026 sõda. See siis oli, võtame siit siis teile selle Marsi ja Uraani siia ette, eks, ja nüüd läheme siit siis mõned päevad tagasi, et siis on näha täpselt, et seal 28. veebruari ajal siis kvadraat oli ilusti olemas, nii mul on vaja see Uraan siia peale panna, näete. Siis 28. veebruar siis saavutamas oma sellist täpset kvadraati. Siis see kvadraat on ka selline pingeline seis ja nii kvadraatide, see tähendab siis kvadraat on see, et 90 kraadi on nende vahel. Ja kui on siis kvadraat või opositsioon planeetide vahel, et siis tihti tulevad ka nende planeetide, nende planetaarsete arhetüüpide teemad niiviisi valulikumalt esile või just läbi selle varju poole. Ja siin, kui võtame selle Marss kvadraadis Uraani lahti, siis me näeme, et siin 27. veebruar oligi see täpsus ja siis seal 28. veebruar oligi see, mil siis Iisrael ja Iraan või Iisrael ja USA siis ründasid Iraani. Ja siin võib siis näha, et kirjeldusi natukene,
et need on muidugi kirjeldused ka sellise indiviidi tasandil, aga noh, ta on tihti seotud siis selliste sõdadega, plahvatustega, sellise Marsi siis selline ootamatu esiletulek. Et see on niisugune tugev sünkroonsus ja siis mis muidugi oli huvitav, et täpselt siis selle eelmise Marss ja Uraani kvadraadi ajal oligi siis see juuni 2025 Marsi Uraani kvadratuur Iisraeli USA käivitatud operatsiooni Juuda kilp 12-päevane sõda, et see oli siis millal USA viimati ründas, mäletate siis mida nad üritavad seal teha, siis neid tuumarelvi, siis Iraani võimekust toota tuumarelvi. Ja siis juunis 2025 siis nad seal pommitasid, et siin võimegi siis minna näiteks sinna juunikuusse, et siis natuke näete ka, mismoodi need sünkroonsused siin toimivad, et lähme siis siia juunikuusse. No siin me siis näemegi, et see Marss on siin kvadraadis nüüd siitpoolt. Et mäletate, ennem see Marss oli kvadraadis siitpoolt 90 kraadi, nüüd ta on siitpoolt. Ehk siis tihti ongi sellised sünkroonsused, et kui siin näiteks Marss-Uraan võtavad seal mingeid aspekte, et siis toimuvad ka siin all siis sellised plahvatuslikud sündmused või sõjad või midagi sellist. Ja noh, sellises väga huvitavalt sünkroonis siis siin 15 juuni oli see täpsus, kus ma siin olen praegu 28. juunis, et siin võin siis näidata, et siin 15. juunil oligi see täpne, mida rasvasem see joon, siis seda täpsem see ühendus siin. Ehk siis selline sõjaline operatsioon, esimene 12-päevane sõda juunis, suurim USA sõjaline koondumine Lähis-Idas alates 2003. aastast ja siis nüüd täpselt selle eelmise, nüüd läksin see tänapäevad, selle eelmise, nüüd see praegune sõda, mis käib, et see täpselt vallandus ka sellel päeval, kui siis siin Uraan ja Marss uuesti siis sellesse täpsesse 27. veebruar siis sellesse täpsesse kvadraati sattusid, et sellised ülihead näited siis sellisest astroloogia toimimisest, et see kindlasti see Marss ja Uraan siis ei põhjusta seda sõda seal all, vaid et see ei ole selline põhjus-tagajärg, et need planeedid ei dikteeri sündmusi siin all, vaid et kuidagi see elu siin allpool planeet maa peal ja siis see, mis seal üleval, et see on kuidagi oma vahel siis nagu sellises koos hingamises. Ja see on siis üsna selline hämmastav või selline ka teaduslikult seletamatu, et kuidas siis saab olla, et kuidas need planeedid seal üleval võtavad asendid, et siis siin all ka sündmused toimivad niiviisi sünkroonis, et see ongi see nii-öelda see sünkroonsuse mõiste, et asjade vahel ei ole siis sellist kindlat seost, aga ikkagi need toimivad. Ja see on ka siis minu arvates see on ikkagi siis väga hea näide sellest, et ikkagi selline kõrgem kord eksisteerib ja läbi siis astroloogia, läbi arhetüüpse astroloogia, läbi siis nende aspektide uurimise, nende suhete märkamise. Eestlastel on ka hea sõna nagu tähele panemine, et sa paned tähele, täht ja tähed ja siis kirjatähed, et neil on sarnane, siis nad omavad sellist sarnast syntaksit, eks. Aga tähele panemine, et kui me paneme tähele, siis need mustrid seal üleval, siis me tegelikult näeme, et siin all ka need sündmused siis nagu korreleeruvad või on need sünkroonsused. Et see on minu arvates siis astroloogia selline lummav osa või selline teatav selline jumalik osa, et on võimalik siis näha sellist kõrgemat korda läbi selle. Ja siis ka vastu võtta seda, mis toimub siin maa peal kuidagi lihtsamini, sest me saame tegelikult aru, et see kõik on osa sellisest suuremast arengust, sellisest tsüklilisusest, et me olemegi siin loodud siin maa peal niiviisi arenema, edasi liikuma ja võib-olla selline kõrgem teadlikkus ka siis sellistest planetaarsetest seisudest aitab meil ka ehk tulevikus siis teha selliseid teadlikumaid valikuid. Nii, siis veebruar 2026 on siis see praegune Marsi Uraani kvadratuur, mis siin praegu lahti on, eks, siin maailma horoskoobis. Et siis uus rünnakute laine Iraani vastu, USA ja Iisraeli ühisooperatsioonis tapetakse Ayatollah Ali Khamenei, kõrgem juht alates 1989. aastast, sireerinud Tel Avivis, nafta hinnad tõusevad järsult. Siis
selline energiakriis või siis naftakriis lähtuvad siis sellest sõjalisest operatsioonist. Marsi uraani aspektid korreleeruvad äkilise sõjalise tegevuse, ootamatute jõupõrsatuste, tehnoloogilise sõjapidamisega ja Iraan on olnud mõlema hiljutise kvadratuuri keskmes. Sellised sünkroonsused siis. Selline siis kiire ülevaade, mis siis sellisest Iraani sõjast ja natuke nendest planetaarsetest seisudest siis seoses Iraaniga. Ja nüüd siis jõuamegi aprill 2026 juurde, siis selle tuleva kuu astroloogiline prognoos ja siis me siin keskendumegi siis sellele samale Neptuunile ja Saturnile ja siis muidugi Marsile, kes siin siis selles reaalses taevas. Siin on siis taevas reaalajas 11.50. 31. märtsil, et ma olen siit lihtsalt selle atmosfääri ära võtnud, et siin taevas on praegult siis niiviisi kesktaevas. Siin me oleme siis näoga lõuna suunas ja kui see atmosfäär siit ära võtad, siis tulevad paremini ka need planeedid esile. Ja siis siin ongi näha, et kui me nüüd siin kerime siit päevades edasi, siin 15. juuni paiku, siis see Mars jõuab selle Marsiga siit sihikule. Et siin 15. juuni 15. aprilli kanti siis see Mars jõuabki siia Neptuuni ja Saturni juurde, ehk siis siia kõigepealt siis selle Neptuuniga konjuktsiooni, see tähendab seda, et nad on siis ühel joonel ja siis nii-öelda nende see kahene dünaamika on kõige tugevamini näha. Mida see siis tähendab? Et siit saabki siis võtta ette, kirjeldada natuke siis seda Marsi ja Neptuuni teile. Ehk siis Mars on selline sõdalane või selline tegutsemine, julgus, millegi tegemine ka, et ühelt poolt on siis palju seotud, tal on ladina keeles siis selle Mars kui sõdajumala nimi, et me kõik tunneme teda kui sellist sõjajumalana. Mulle endal meeldib ka siin eelmine video oli siis, üleelmine video siin Astrotark kanalil oli ka pühendatud siis Marsi arhetüübile. Ehk Mars kui selline sõdalane siin lääne tsivilisaatsioonis, aga ka loodusrahvad on siis teda palju kutsunud pigem siis selliseks punaseks maaks, red earth või siis selline roostes maa, rusty earth. Ehk siis võib-olla kui me ka hakkame selle Marsi suhtes võib-olla siis laseme vabaks siis tema kui sellisest sõjajumalast ja keskendume siis ehk Marsi nendele teistele kvaliteetidele, milleks on siis tegutsemine, julgus, füüsilisus, selline liikumine, kõik selline Marsi positiivne pool või see Marss on elus väga oluline, võime vastu seista, võime kaitsta, et ehk saab ka see Marss olla teistmoodi väljendatud siis meie teadvuses, kindlasti saab. See Marsi teema läheb tagasi siin tuhandeid, 10 000, 20, 30, 40 000 aastat. Ehk siin loodusrahvad on teadnud, et see Marss oli ka kunagi samasugune planeet nagu Maa ja seal elasid ka meie siis eellased, inimesed ja Marsiga olime hoopis teistsuguses suhtes, kui me praegu temaga oleme nii-öelda see sõjaplaneet. Ehk on ka see tsivilisatsioon liikumas sinna poole, kus me ehk nimetame teda mitte enam, ei seosta teda kui sõjaga, vaid seostame teda kui koduga või teise punase maana. Siis linna ehitamine või soov võib-olla Marss koloniseerida ehk on ka üks samm sinna poole. Et kuidagi teistmoodi siis selle Marsiga suhtes ollaks. Aga vaimne sõdalane, siis Neptuun on seotud kõik selliste vaimsete teemadega, transcendentaalsete teemadega, ta on selline vesi, ta on lahustav, ta on sulatav, ta on siis, kui ta muidugi siis, kui Marss ja Veenus või see Marss ja Neptuun saad kokku ka, siis Neptuuni komme on see, et kui ta teise planeediga satub suhtesse, siis ta võib sellelt teiselt planeet ka nagu seda jõudu vähemaks võtta. Aga siis ühelt poolt vaimne sõdalane või siis teiselt poolt tahte hääbumine, ehk siis see potentsiaal ja see vari. Ja siis natuke kirjeldada, et Marss siis sellisel kõrgel abstraktsiooni astmel või mida siis see Marsi arhetüüp endast sisaldab. Marss on siis energeetiline jõud, impulss oma tahet kehtestada, jõuliselt tegutseda, mõjutada, edasi suruda, kaitsta ja rünnata, siis varjupoolelt, agressiivsus, viha, konflikt, vägivald, jõuline füüsiline energia, võitluslik, konkurentsivõimeline, julge, innukas. Siis see Kreeka sõjajumal Ares oli siis see Marsi see vaste. Neptuun siis sellise lühidalt kirjeldus on siis elu sellised transcendentaalsed, vaimsed, kujutlusvõimelised mõõtmed.
Peen, käe katsutamatu, siin on siis väike kirjaviga, katsutamatu, käega katsumatu, nähtamatu, ühendav, ajatu, lõpmatu, müüdid ja religioon, kunst ja inspiratsioon, ideaalide püüdlused, tervendamine ja terviklikkus, egopiiride lahustumine, kalduvusillusioonide varjupool siis Neptuuni puhul, kalduvusillusioonidele, et ühelt poolt siis see Neptuuni potentsiaal on nagu selline vaimne ideaal, eks, aga selline ideaali ei ole olemas, eks, et kui sa jääd mingisse ideaali kinni, siis sellest võib hästi kiiresti illusioon saada. Siis kalduvusillusioonidele, pettusele, enesepettusele, põgenemisele, joovastumisele. Kreeka jumalale siis vaste on see Poseidon, see merejumal. Neptuun on siis ka hästi palju seotud siis just merega või veega oma olemuselt, jõgede ja järvedega. Kui ta avastati, siis ta oligi, ta on sinist värvi, eks, ja siis seal alguses arvati, et ehk on ta veeplaneet. Tegelikult ei ole, aga siis astronoomid andsid talle siis sellise merejumala nime, aga siis astroloogid avastasid ka, et ta on väga palju siis seotud just veega ja sellise ühendamisega, lahustamisega, ta on selline piirideta nagu vesi. Aga mis siis tähendab, kui need kaks kohtuvad, et kui need kaks arhetüüpi kohtuvad, aktiveerub pingeväli enese kehtestamise, see on siis Marss, ja hajumise. Nii siis jõu ja alistumise, siis me näeme nüüd kordamööda seda Marssi ja Neptuuni siin, jõu ja alistumise, tahte ja kujutlusvõime vahel. Et need kaks satuvad siis sellisesse tähendusrikkasse suhtesse, nad hakkavad siis üksteist niiviisi, on taevas kõrvuti koos ja siis nii-öelda nende see olemus tuleb niiviisi nagu koos meieni. Ja siis me nüüd vaatamegi, et mis on selle olemuse see potentsiaal, et kuidas me saame seda aja kvaliteeti või seda aja vaimu siis kasutada, olla teadlikud sellest potentsiaalist ja siis ka sellest varju poolest, et see aeg on küps või siis see aeg on täis või see aeg on siis rikas nii-öelda sellest potentsiaalist kui sellest varjust. Ja siis meie enda teadlikkus on see, mis aitab siis võib-olla rohkem olla seal kasutada seda potentsiaali kui seda varju poolt. Aga alustame siis sellest potentsiaalist, et siin nüüd tulebki see tegevus ja siis see vaimne sfäär kokku. Võime tegutseda tundlikkusega eluvoolu oma ümbruse ja teiste tegevuse suhtes, aktiivne vastuvõtlikkus, inspireeritud tegevus, energiline kujutlusvõime ja intuitsioon, peen, õrn, voolav tegevus, osav, salajane tegevus, võitluskunstid, vaimne sõdalane, idealistlik tegevus. Siis kõik see, hästi palju seda tegevust siin juures, eks, energiline selline, see Marss ja siis teiselt poolt see vaimne sfäär, vägivallatu tegevus, võime kasutada peened energiat osavamaks tegutsemiseks või tervendamiseks, võime voolavaks pingutuseta seksuaaltegevuseks, seks, mida täiustavad kujutlusvõime. Marss siis oma sigalt olemust on ka hästi, ta on selline penetreeriv jõud. Ehk siis üks selle Marsi arhetüübi osa on ka siis kõik selline seksuaalsuse pool. Meditatiivsed ja muud ebatavalised teadvuse vormid, aktiivne tegelemine veega, siin see Marss ja siis see vee aspekt, eks, ujumine, purjetamine, veespordialad. Siis ja need kirjeldused on need, et ei tohi võtta nagu sõnalt, et need kirjeldused siis viitavad siis selle Marss Neptuuni poole. Et need kirjeldused on nagu see aste alla poole, et see on see, kuidas on märgatud, et kui need kaks saavad kokku, siis need võivad niiviisi esile tulla, on see potentsiaal. Siis on veel see Marss Neptuun, siis on need nimed, mis me oleme andnud siis nendel planeetidele, et nimetame, et see, siit läheb Starlink läheb mööda, et siin on Marss on see punane maa, eks see punane kivi, see taevas on ka ta siis selline punakas täht. Neptuuni silmaga ei olegi näha, aga teleskoobiga on näha, siis me näeme, et see on loodusrahvad või indiaanlased kutsuvad, et see on see kauge veemaailm, mis on kaugel. Ta on hästi palju omaliselt veega seotud, ta on ta selline sinine, eks. Et ühelt poolt siis on see Marss, on see veel see nimi, mis me oleme andnud, et see on ka siis see nagu üks kirjeldusaste veel siis kõrgemale ja see Neptuun. Ja see nimed on ka muidugi seotud siis mingi sellise ajaloolise pagasiga, aga siis see viimane aste ongi siis, see viimane aste ongi konkreetselt see planeet ise, eks. See planeet on ka kreeklaste sõna, see on nagu see rändaja, see eksleja, neid kutsuti siis planeetideks, aga loodusrahvas ütleks või indiaanlane ütleks või eestlane näeks seda kui mingit hinge või vaimu või et kui kogu maailm on hingestatud, et kui kivil on hing ja veel on hing ja metsal on hing ja jõel ja nii edasi, nii nagu eestlased on 1000 aastat aru saanud, siis ka kõigel muul, päikesel, kuul ja siis ka kõikidel nendel suurtel taevakehedel on samamoodi see oma vaim, see oma hing. Ja see on võib-olla see tuum, eks.
see kõige tõesem osa, ütleme sellise taevakeha puhul ongi see, mis ta tegelikult tõeselt on. Ja noh, need kirjeldused siis aitavad siis, need on kirjeldused need, kuidas me oleme siis märganud, et mismoodi need vaimud või need arhetüübid või need sellised nagu olemused nende puhul on. Aga neid ei tohi segamini ajada, neid kirjeldusi ja neid nimesid ja neid sümboleid ka, et neid ei tohi segamini ajada siis nagu nende selle enda olemusega, kes nad tegelikult on. Et nendega saab ka suhelda siis läbi selle, et sa hakkad siis ütleme teda tähele panema, sina isiklikult paned teda tähele ja siis võib-olla siis läbi müüdi, läbi kirjelduste õpid teda tundma ja siis lõppkokkuvõttes tajud seda kuidagi nagu vahetult seal taevas, eks, siin läbi selle päris taeva vaatamise, läbi selle sünnikaardi vaatamise. Siit läheme siia aprilli keskpaika, et siis me oleme samasuguses taevapildis, nagu seal eelnevas pildis on, et nii 15 või siin 13 on nad siin kõrvuti, eks. Et siis me näeme siin sellel sünnikaardil või sellel horoskoobil, teda siin kahemõõtmelises, et me oleme siis nagu taevaga sellises teadlikus suhtes, eks. No see on siis see Marss-Neptuuni potentsiaal. Nii see varju teema, vaatame seda varju ka, sest Neptuunil ja Marsil on mõlemal suur vari, eks. Mille osas siis tuleb olla teadlik siin aprilli keskel eriti, aga see kestab siin 31 märts kuni 26 aprill, ehk siis terve aprillikuu me oleme päris tugevalt siis nende kahe ja siis lõppkogudes nende 3 sellises koostoimes. Noh, siis kuidas see võib esile tulla? Konfliktide vältimine, passiivsus, energiapuudus, tahtejõu nõrkus. Nüüd me näeme, kuidas see Neptuun siis nii-öelda võtab sellelt Marsilt, sellelt tegutsemiselt, sellelt kõigelt seda jõudu välja. Motivatsiooni langus, ebaühtlane tegevus, vastupidavuse kaotus, tõhus tegevus, mida kahjustavad uimastite, alkoholi, unepuuduse, haiguste mõjud, sujuvalt petlik tegevus, passiivne agressiivsus, varjatud viha, tunne nagu liiguks läbi udu, muda, soo, väsimus, halb enesetunne, letargia, sõltuvust tekitava või põgenemisel suunatud käitumisele järeleandmine. Neptuuni vari on siis kõik need sõltuvused, eks. Haigus või vigastus vee, vedeliku, uimastite saastumise tõttu, no see on selline isiklik sfäär rohkem. Ülitundlikkus keskkonna suhtes, müra, lõhnad, kujuteldavad sissetungimised, liiga läbilaskvad piirid, nõrganahalisus, noh, selline füüsiline nõrkus, madal immuunsus, unehäired, pealetükkivad unenäod, alateaduse impulsside poolt ajendatud tegevused. Ehk siis tal on nagu mõlemad kvaliteedid on sellele, et tal on see potentsiaal, mis siis aitab siis tegutseda selle vaimse sfääriga. Teine siis see vari on see, kus siis see Neptuun võib ühelt poolt siis võib-olla siis sellele tegutsemisele jõudu välja võtta või me oleme hästi tundlikud. Neptuun on see, et piire ei ole, et ta on selline hästi intuitiivne. Ja siis, ma ei tea, halb enesetunne, väsimus, et see kõik selline nagu tegutsemine, see, kuidas me tegutseme, et see on siis nagu selle Neptuuni poolt nagu pärsitud, eks. See varju pool siis, ja noh, kõige see olulisem osa ongi siis tegelikult, noh, ütleme selle arhetüüpse astroloogia puhul või siis üldse sellise jungiaanliku psühholoogia puhul on just selle varjuga tegeleda. Aga hüppame edasi, sellepärast, et see Marsit, kui läheme edasi, siis ta kolib siia Saturni juurde ja nad on siin tegelikult kolmekesi koos, et siin lõpetuseks vaatame siis nende selle kolmiku kirjeldust ka, et kuidas see kolmik võiks meile silma paista, et siin kui lähmegi siit ajastantuga edasi, siis ongi näha, et kui see Marsit sellest Neptuunist mööda läheb, siin ta siis läheb järgnevate pöörde mööda, et siis ta on siin nende vahel, no siis ta satub suhtesse selle Saturniga ja siis siin üks hetk on ka siis ta siin ka ütleme, nad kõik 3 on siin üsna lähestikku. Siin on Merkuur ka muidugi lähenemas, aga me sellele hetkel rõhku ei pane. Nii, Marsi ja Saturni konjunktsioon, nii distsiplineeritud sõdalane või vastupanuga kohtuv tegevus. Kui siis Saturn on mäletada, on siis selline Neptuuni täielik vastand, et kui Neptuun on selline piirideta ja selline laustav või selline vesi, eks, et immateriaalne, Saturn on siis just nagu konkreetne struktuur ja piir ja selline kõva materiaalsuseks. Ja siis distsipliin, töö, kõik Saturni alla lihtsalt läheb hästi palju asju, aga Marss ja siis Saturn saavad taas kohtu. Ühelt poolt siis distsiplineeritud sõdane, teiselt poolt siis selline vastupanuga kohtutegevus. No siin siis Marssi te juba teate, aga loeme seda Saturni kirjeldusi natuke juurde siia, et kiire ülevaade, et kes see Saturn siis on. Piirang, struktuur, stabiilsus, kokkutõmbumine, piirangud,
tarvidus, aeg, minevik, traditsioon, range autoriteet, küpsus, surelikkus. Saturn kannab endast üldse, Saturn on nagu terve reaalsus ise. Ta on see aeg, Indias seostatakse ta selle karmaga, sest Saturni alla läheb hästi palju, aga ta on ühelt poolt selline aeg, aja selline rõhuv olemus, kõik selline elu selline nagu raskem pool, kõik selline nagu reaalsuseks, kõik selline sisse käidud rajad. See, mis koormab, seob, väljakutsed esitab, tugevdab, mineviku raskus, karma, tegude tagajärjed, distsipliin ja kohustus, kord, keskendumine, kannatlikkus, vastupidavus, vastutus, tõsidus, tarkus. Kreeklastel oli see Kroonos, oli see Saturni vaste. Kui need kaks arhetüüpi kohtuvad, aktiveerub pingeväli jõu ja piiratuse, tegevuse ja vastupanu, energia ja takistuse vahel. Siis saavad kokku selline jõud ja piirang, tegevus ja vastupanu, energia, takistus. Nad on nagu sellised kõrgetasemelised kirjeldused neile. Aga Marsi Saturni potentsiaal siis on ja see on siis väga palju siis sellise töö tegemisega seotud, et Marss on selline struktuur või see Marss on tegevus, Saturn on struktuuri loomine, töö. Siis potentsiaal on jõuline vastupidavus, füüsiline enesedistsipliin, sportlik distsipliin, raske töö ja püsiva pingutuse tulemuse saadud lihasjõud. Siis selline Marsi selline füüsiline pool. Võime töötada palju ja kaua. Impulss ehitada asja, vankumatu julgus, visadus ja otsuse kindlus raskuste ees, strateegiline mõtlemine ja planeerimine, võim ja energia kontrolli all, meisterlik oskuste omandamine pideva praktika kaudu. Et siis see Marss nagu aktiveerib siis seda Saturni, seda töö tegemist, töötada palju ja kaua, vankumatu julgus, Marss on hästi konkreetne, siis konkreetselt väljendatud. Siin tuleb muidugi meeles hoida, et siin on see Neptuun on ka siin seda mõjutus, nad on siin koos. Vaatame seda kolmes kirjeldust kõige hiljem, aga et siis sellisel nagu läbi selliste kirjelduste siis on ka võimalik siis rohkem teadlikuks saada siis nendest mõlemast arhetüübist ja siis olla teadlikum siis, et mis siis hetkel toimus on. Siis nende vari on ka üsna selline raske, eks. Frustratsioon, tegevuse sattumine vastasseisu, sunnitud raske töö, sunduslik tugev tagasilöök, autoritaarne jõud, agressiivne distsipliin, karm vanemlus, somaatiline pinge, füüsilised vigastused. Füüsilised vigastused on huvitav on selle Saturn Marsi puhul, et mul lihtsalt endal oli eelmine reede oli mul endal selle Marsi ja Saturni kvadraat transiit. Selle Astrotark lehel siis on võimalik siis sünnikaarti vaadata enda oma, siin on minu sünnikaart. Ja siin all on siis kõik nende põhiplaneetide kirjeldused, ehk kui ei ole veel astrotark.ee kasutanud või seal enda sünnikaarti vaadanud, et siis kõige olulisemad inimese puhul ongi just need päikese aspektid teiste planeetidega ja siis kuu omad. Et need on, kuna päike ja kuu on siis selle maise, siin selle elu, kus me siin elame maa peal, et need kaks kõige olulisemad, kõige eredamad, kõige suuremad taevakeha. Ja need planeedid, mis siis satuvad ka siis päikese ja kuuga aspektid, need tulevad eriti jõuliselt sul elus esile. See on siis sünnikaardi vaade ja see transiitide vaade siis näitab sinu selliseid pikaajalisi mõjusid ja siis ka lühiajalised transiidid näitavad selliseid lühiajalised mõjusid. Eks need pikaajalised mõjud on siis sellised aeglasesti liikuvad planeedid ja lühiajalised on siis need kiiremini liikuvad planeedid hetkel taevas. Ehk siin transiidis ongi keskel on siis minu sünnikaart või sinu sünnikaart ja siis väljas ringis on siis need planeedid seal taevas hetkel. Ja mul on siis näha, et mul oligi siis Saturni transiit siis mul sellele sünnikaardi Marsile, eks see ongi see kõige täpsem hetkel ka. Ja see oli 29. märts oli see, nagu see kõige täpsem, eks, ja siis 28. märtsil siis see nagu vigastasin oma selga nii tugevalt, et ma ei ole kunagi nii palju vigastanud ja siiamaani on nagu üsna valulik. Ja siis ma käin seal ühe taastusravis ja siis taastusravi naine seal teab ka, et ma olen astroloog, siis ta küsis mu käest, et kas sul oli kuidagi see astroloogiliselt näidustatud ka see vigastuse oht on ju, või et sul tekib mingi vigastus ja siis ma ette ei jälgi väga asju või ma kohe ei osanud talle vastata, aga siis ma läksin õhtul koju ja vaatasin transiite ja siis oligi näha, et see kvadraat on ka siis selline kehv seis on ju, selline konfliktne seis, et sealt võib just see varju poolelt midagi välja tulla ja siis ongi see
füüsiline vigastuseks ja mis siis see ütleme, Saturn siis juba, Saturn ongi tegelikult sinu selgroog on ju, Saturnus struktuur, Saturnus skelett, seda on siis juba mingi 2000 aastat astroloogid rääkinud. Et kõik selline tugev keha, nagu selline rüht ja kõik see on Saturn, eks. Ja siis see Marss on ju siis mingi selline terav jõud on ju, et siis mul endal see transiit üsna täpselt kulmineerus või sünkroonsest siis sain tugeva seljavigastuse. Lihtsalt siuke kõrvale põige korra siis sellele Marss Saturnile, mis taevas hetkel on siis konjunksiooniseks. Et siis minu sünnikaardis oli ta siis kvadraadis see transiit. No see transiitide jälgimine ongi ka võib-olla siis selle astrotark.ee ja siis üldse selle astroloogia selline kõige magusam osa. Kindlasti siis enda sünnikaardiga tuttavaks saamine ka on hästi oluline, et see võtab aastaid, et põhjalikult selgeks saada, et mis aspektid siin on, et need aspekte on nagu üsna palju siin. Aga see sünnikaardiga tuttavaks saamine on kindlasti oluline osa, aga siis muidugi see transiitide jälgimine on ka, et siin me hakkame nägema, et kus parasjagu me oleme oma elus, millised teemad on meil aktiivsed, millal on siis need sellised tipuhetked on ju, mil need teemad on kõige aktiivsemad, siin need tipud, need kuupäevaliselt on need lained siin. Et see transiitide jälgimine on nagu üsna avardav ja üsna selline hämmastav ka, et kui neid sünkroonsusi hakkad seal märkama. Nii, aga siis Marss Saturn taevas koos, eks, et siis seal on ka teatav selline struktuur, nagu ühelt poolt on ju see niisugune globaalne vaade ka, et siin nagu maailmahoroskoobid, struktuurid, ja siis teiselt poolt tuleb see Marss sinna. Et arvatavasti siin aprilli jooksul veel võib näiteks selle Iraani teemas ka siis näha selliseid karmimaid teemasid. Ja nüüd vaatame lõpetuseks siis Marss, Saturn, Neptuuni sellist kolmiku kirjeldust, et me siin mäletamised taevast vaatasime, et siis nad tegelikult saavad siin kolmekesi kokku ja siin sellel kahemõõtmelisel maailmahoroskoobi slaidil näevad on niiviisi välja, et ma võtan seda natuke puhtamaks seda. Võtame siis need tüübid välja, et siin on kolmekesi taevast koos ja siis kui me lähenemegi nendele kirjeldustele, siis saabki läheneda siis läbi selliste kaheste dünaamikate. Ehk siin sünnikaardi lehel on ka siis just välja toodud need kahesed dünaamikad. Aga tihti näiteks minul siin sünnikaardis on päike on siis kolmeses konjunksioonis Jupiteri, Merkuur ja päike on koos. Ehk siis on ka toime all või sellises kolmeses suhtes siis need kolm planetaarset arhetüüpi ja selle jaoks siis on Ren Butleril üks selline raamat välja antud nagu Archetypal Universe ja siis vaatame siis ka, kui need kolm kokku saavad, et nii-öelda seda potentsiaali ja seda varjupoolt ja see potentsiaal siis ühelt poolt on selline vaimne küpsus ja kindlameelsus, võime tegutseda ilma isikliku kasu illusioonideta, terav teadlikkus iga elus tehtud teo tagajärgedest, konkreetne teenimine neile, kellel on vähem vedanud. No siis võib-olla see inimeste teenimine, kellel on vähem vedanud, eks. Siuke töö, struktuuri loomine, Neptuun on siis selline vaimne, tervendav pool, vaimne küpsus, kindlameelsus, vaimne küpsus, Saturn, kindlameelsus, selline konkreetsus, Marss. Ja varjupooled siis, need on sellised lühikesed kirjeldused ja siis vaatame veel nii seda plussi kui miinust niiviisi veel süvendatumalt. Aga see kolmikkonjunktsioon siis siin 5. aprill kuni 26. aprill on nad siis siin taevas aprillikuus just see teema on kõige rohkem aktiivne. Siis tasub teadlik olla siis sellest varjupoolelt nõrkuse või halvatustunne, demoraliseeriv enese usalduse puudumine, hirmu ja paranoia tunne, ma arvan, tuleks siis eriti teadlik olla selles, et ühelt poolt siis vaimne küpsus ja kindlameelsus, teiselt poolt siis hirmu, paranoia tunne, ehk siis inimestel on väga suur hirmu ja paranoia tunne, siis kogu, siin ma ei tea, Ukraina droonid lendavad Eestisse ja nii edasi, aga tegelikult ju Eestis mingit reaalset ohtu ei ole, see sõda Ukrainas on ka ikkagi üsna isoleeritud, üsna niiviisi ühes kohas, eks. See Iraani sõda ei paista hetkel olevat selline suur sõda, vaid pigem selline
midagi, mida Trump üritab seal teha, eks võib-olla talle tuleks kõige paremini välja või siis üritab seal mingit tuumalepet saavutada, aga ehk ei ole siis selleks hirmuks ja paranoiaks niivõrd nagu tasub see olla teadlik, et selline hirmu ja paranoia tunne, et see on ka siis ühelt poolt hästi palju siis nagu seotud ka sellega, et see ajastu vaim on ka selline, et siit Saturn selline rõhuv, Neptuun palju illusioone, siis see sõjaplaneet on seal nende vahel, varju poolelt siis selline sõjaplaneet, eks. Täielik läbipõlemine ja kurnatus, seotus, nürida selja taga suskimise või puntratega. See on, need 300 on mul, see on siin masintõlkega võetud, et see on natuke naljakas tõlge, aga anname andeks. Nii, Mars, Saturn, Neptuuni siis selline positiivne pool pikemalt. Distsiplineeritud, ehk siis aeg on alati hea, aga millekski alati on ajal potentsiaaleks. Ja siis see Saturn, Neptuuni puhul ma olen palju rääkinud, et see Saturn on töö, Neptuun on see vaimne pool elust, et kui sa tegeled sellega, see Mars toob veel seda tegevust sinna juurde, sellist jõudu, sellist konkreetsust, eks. Ehk siis väga soodne aeg siis tegeleda kõikide vaimsete teemadega. Distsiplineeritud vaimne või meditatiivne praktika, tühjaks lastud pretensioonid, haavatud egopiirid, mis viivad kaastundeni teiste kannatuste vastu osas. Kaastunne rasketes või ohtlikes olukordades. Kaastunne siis võib-olla Ukraina, Iraani, ülipaljud inimesed Iisraelil tänavatel, eks. Ülipalju inimesi Ameerikas tänavatel, eks. Inimestel on see kaastunne, väga suur kaastunne siis. Nende koleduste taustal siin on ju valguses. Konkreetne teenimine abivajajatele, kibedate tunnete leevendamine, vajadus jääda lõdvestunuks, et vältida pingeid ja konflikte. Tasub meeles hoida, eks. Nii. Terav teadlikkus iga elus tehtud teo tagajärgedest. Piinatud südametunnistus jõu väärkasutuse tõttu. Enese püsti ajamine ja jätkamine pärast karmilist läbikukkumist. Konflikti mõlema poole tajumine, mis viib lahenduseni. Hästi oluline meeles hoida, eks. Et iraanlased on ka inimesed, on ju. Venelased on ka inimesed, eks. Ehk võib-olla need inimesed, kes need jõustruktuurid, kes seal kontrollivad, ma ei tea, Putinid või seal mingid Iraani äärmusislamistid või siis isegi Trump, eks. Et me inimesed ei ole ju need, kes tegelikult nii-öelda juhivad neid, eks. Ehk me ei tohiks ära kaotada siis selle konflikti mõlema poole tajumist ka. Mis Eestis on eriti selline tabuteema, eks, et ei tohi nagu Venemaa suhtes mingit sallivust üles näidata, aga viimases siin illutises ühes tähenduse teejuhid saates kõlas hea lause, et mida rohkem me sellele Putinile nagu vastu üritame hakata või mida rohkem me nii-öelda temale nagu vastu sõdime, siis seda rohkem me muutume tema suguseks ka. Ehk siis seda tuleb nagu meeles hoida, et neid vaenlasi siin kodus on ka hästi palju või me suudame siin kodus ka endale elu üsna kibedaks ajada ilma selle Venemaata või Putinitega. Sukeldumine mürgise siis ma ei tea, üsa või emaka tunnetesse, mis vabastab need psüühikast. Purustatud enesekontroll, millele järgneb kurbuse ja mure katarsis. Natuke siuksed naljakad tõlked, aga anname andeks. Et see kirjeldus on ka nagu viitab siis sinna poole, et mis siis õhus on. Loobumine ja askeetles. Sisse ja välja hingamisse täpne jälgimine. Et kui oled siin paanikas või hirmus, eks, siis hinga sisse ja välja, eks. Tee mingid hingamispraktikat, on ju. Väga hea aeg selleks. Energiapuuduse vaheldumine tundega, et kogu energia on püha, võitlus vertikaalse, vaimse transcendentsi ja horisontaalse materiaalse maailma saaramise vahel. Nojah, natuke sellised kehvad tõlked, aga võitlus vertikaalse, vaimse transcendentsi, siis võitlus vertikaalne pool, võitlus tegevus siis ühe selle vaimse poolega, et sul on nagu ühe poolt see vaimne pool on hästi oluline, eks, mis hoiab sind nagu tervena, teiselt poolt on see reaalne pool, see horisontaalne, materiaalne, et see haarab sind ka, et see sõda ka on nagu igal pool on ju need mingid halvad uudised, eks. Paljud inimesed ei loegi üldse, tegelikult ainult selle vaimse poolega, mulle meeldib mõlemaga kursis olla, ehk siis ka see nii-öelda nagu tasakaal siis nende asjade vahel. Ja siis Mars Saturni vari, eks, millest tuleb siis teadlik olla, täielik läbipõlemine ja kurnatus, jõuetus, stress ja kokkukukkumine.
demoraliseeriv enese usalduse puudumine, suutmatus seista silmitsi probleemide või takistustega. Distsiplineeritud vaimne praktika, kuid ilma tõelise sisemise haardeta. Tunne, et oled kinni jäänud või lõksus, osaleme projektides, mis muutuvad mülasteks. Naljakas tõlge. Haiglase rõskuse taju, negatiivsetest hoiakutest läbi imbunud atmosfäärid. Negatiivsed hoiakus läbi imbunud atmosfäärid. Seda on päris palju, eks. Halvad vibratsioonid, kahjulikud energiat mitte konfronteerivatest või muutlikatest allikatest. Väga aktuaalne on ju. Uudised on ka sellised, et nagu, nad lihtsalt nagu rõhuvad sellele hirmule ja rõhuvad sellele Vene kaardile ja inimesed on nii ära hirmutatud alates sellest koroona asjast, sellest pandeemiast, et see nagu kõik need institutsioonid ja kõik need peavoolumeediad ja kõik need inimesed, kes seal nagu puldis on, et see on nagu nii ajuvaba, kuidas siin tegelikult otseselt Eestil ei ole mingit otsest ohtu, eks. Inimestel ei ole mingit otsest ohtu, aga inimestel on kuidagi me oleme nii nagu üle kurnatud mingite sõjastuudiotega ja siis umbes täna hommikul jälle mingi alarmteade, et umbes, et mingi Ukraina droon lendas Eestisse, eks. Et otsest ohtu ei ole. Eesti, Tallinn, Tartu, Eesti on niivõrd haruldane riik maailmas, kus on asjad nagu üli hästi. Väiksed lapsed kõnnivad tänaval, lähevad üksi poodi, kooli, kõnnivad üksi ringi, et see on nagu üks turvalisemaid kohti, kus me oleme. Ja tegelikult tuleb keskenduda nagu oma elule, tuleb keskenduda siis oma elus siis sellise vaimse sfääri ehitamisele, sellise ilusa poole, sellise ideaalse poole ehitamisele, et meil on nagu suures pildis, kui isegi võtta see Ukraina sõda või Iraani sõda, siis see tänane päev, kus me elame, on niivõrd hea ei ole olnud nagu elu viimase 100 aasta jooksul, 200 aasta jooksul, 300, 400, 500, 600 aasta jooksul. See on nagu see käe kasutab minevik. Et täna asjad on nagu niivõrd hästi, aga inimesed ikkagi tunnevad ennast kuidagi nagu halvasti, eks. Et nagu, et see on nagu mingisugune illusioon, see hirm on illusioon, see hirm on purgist välja lastud ja nüüd on seda üsna keeruline seda purki tagasi saada, eks. Nii, rahu rikkumine, oma müüdava elustiili aktiivne edendamine. Võite olla kindlad, et kui mees, siin nüüd Sydney J. Harris, tema on sündinud siis Mars, Saturn, Neptuuni konjunktsiooniga, tema on siis osadel inimestel, siis kuulsatel inimestel, kes on sündinud ka näiteks võib-olla sellise planetaarse seisuga, nagu me siin tänase videos oleme keskendunud. Ehk siis nende elus võivad tulla ka need arhetüübid rohkem esile või tulevadki. Ehk siis see Sydney J. Harris on öelnud, et võite olla kindlad, et kui mees hakkab end nimetama realistiks, valmistub ta tegema midagi, mida ta sisimas häbeneb. Siis see kõlab lauses siis natuke Mars, Saturn, Neptuuni välja, aga ühelt poolt siis selline rõhuvaeg, jõuetuse, kõik see Neptuun, illusioon hirmudest, illusioonid siis mingist vägivallast ja nii edasi, eks. Et muidugi see kõik on ka väga reaalne, aga samal ajal on ka siis see potentsiaal, et siin ongi, kui keeruline aeg on, et siis tulebki hingata, siis tulebki ennast maanduda, tuleb tegeleda selle vaimse poolega, distsiplineeritud, ma ei tea, ükskõik, mis see vaimne praktika inimestel on, et kas see on siis kuskil metsas jalutamine või muusika tegemine või mediteerimine või jooga või hingamine või ronimine või jooksmine, et kõik need asjad, et aeg on selleks väga hea, aeg lausa nõuab neid tegevusi, sest et muidu võid täitsa hulluks minna, eks. Ja astroloogia aitab ka siis seda teha, et ta aitab meil märgata, et milline on see ajastu vaim. Hämmastar kombel siis see, kuidas see üleval on, see on ka siin all, see on kõik nende näidete põhjal siin tuleb hästi välja ja ärge siis, ärge kartke, ärge laske siis hirmul, uudistel, need inimesed, võib-olla need hullud inimesed, kes juhivad seda maailma, et ärge laske siis nendel, ärge olge siis nagu ka vihased nende peale, ehk siis põldsaavad ütelda, et olge siis pidevalt palveseks, isegi oma nagu vaenlaste osas tasub palvetada, seda räägivad siis, seda rääkis Jeesus on ja seda räägivad loodusrahvad, ehk tasub siis nagu keskenduda siis sellele positiivsele, see positiivne on tegelikult niivõrd
laialdane, seda headust ja seda kõike on maailmas nii palju, me elame siin sellises nagu paradiisis, eks. Et keegi helistab mulle, me elame siin paradiisis ja elu on väga hea ja mul on hea, et suures plaanis on elu väga hea ja mul on hea meel, et oled minu kanali jälgija. Saad siis oma sünnikaarti vaadata ja transiite ja seda maailma horoskoopi aastatark.ee lehelt ja kui sa ei ole veel siis tellinud või subscribe inud selle YouTube'i kanalile, siis palun tee seda, see aitab mind väga palju ja näeme juba järgmises videos. Tšau!